siis Andreas Vaher ja mäng vahepeal läks käima ka. Ja nagu mainitud sai, mõlemad võistkonnad võitu täna kindlasti vajavad. Üks püsimajäämise nimel, teine meistritiitli nimel. Aga vaatame nüüd selle rünnaku ja ei ole siit hetkel eriti midagi vaadata. 3 meest, kes olid ka koondises, pidid mängu vahele jätma, aga suuri probleeme seal ei tekkinud ja siit Florale tekib veel võimalusi. Nädalake tagasi juba löödud, mis seal siis Kalevile lüüa on. Siit ja keerulisest olukorrast tullakse välja välisküljega, väga peened proovitakse panna, aga selle palli saavad Flora mehed kätte. Liikus juba peatreeneriks, seal oli äkki ta pool aastat ja siis oli Paide peatreener ka, siika 1,5 aastat, isegi 2 aastat. Sappinen. Ja tuleb siit nüüd Kalev uuesti, nii. Jõuab noorest poisist mööda, aga natukene kogenum. Panna ka raami, aga löögile ta igatahes sealt sai. Palju mehi on seal ennast valmis seadma, tõenäoliselt pool ajal võib-olla tõesti hakatakse vahetusi tegema seal. Aga eks see seis nõuab ka. Vajutas kohe Kalevile 3. Nüüd vajutati 1 juurde. Üsna selge ülekaal ja noh, siirast loodame, et teise pooleks asi kuidagi viisi koledamaks ei lähe. Aga hetkel tundub, et sisuliselt on tänase mängu uuesti pallikasti ka, nendega saadakse ikkagi võrdlemise. Tehakse viga Kalevi mehe vastu ja Pamijoko pääseb nüüd siit küll üsna õnnelikult järgi. No okei, Sappinen ikkagi ise kukkus sinna pikali ja võib-olla läks natukene tagasi tegema ja käest tõmbama. Sappinen siit seda sööt. Ussar nüüd ja seda ta oskab, tuleb keskelt siit läbi ka, nüüd on vaja sööt leida ja leiab ka Mihhailov, Senjov. Ja tuleb alla ka, aga sealt on jällegi Pamijoko ees. Ei olegi saanud Flora väravale. Suhteliselt selge ülekaal täna olnud on. 15 minutit on veel mängida, ilmselt selle ajaga ikkagi ülejäänud mehed tegelikult on kõik väga noored. Ei tule praegu seda lahendust. Joff, läheb ääre peale Hussar, nüüd tuleb pall kasti ka, aga sealt on mehed vastas. Kas ka Ares saab sealt löögile? Ei saa ka Ares ka. Pamijoko on jälle ees. Andres nüüd palliga, leiab kohe keskelt Sappineni ja Sappinen ei saa seda palli hoitud. Tuleb jällegi Pamijoko. Pamijoko päris korralikult kiusanud seal Sappineni terve selle mängu jooksul.